mida me iganes palume, Jumal annab selle. Siin nädal aega tagasi ma kuulasin mitmeid koguduste jutlusi ja siis eelmine pühapäev, kui Jumal rääkis Mari kaudu, et me tuleks oma iseenda mullist välja. Ja see palve muutus minule nii anuvaks ja siin lisatud veel see, et kui Peeter Norberg ütles, et tuleme 4 seina vahelt välja ja meie ümber on nii palju neid, kes hukkuvad, kes on ilma Jumalata. Ja see läks nii minu südames, kuigi ma olen rääkinud ühele ja teisele ja kolmandale ja olen palvetanud ja Jumal on oma töö teinud. Ja siis mina alusin, et Jumal, kingi mulle ka see nädal, mis nüüd on tulemas. Ma saaksin ka kedagi sinu juurde tuua ja palvetada ja need on tulemused. Et ei ole mitte nii, et jääb kusagile õhku seisma ja siis hakkan loobuma sellest. Ja siis tuli esmaspäev, ma olen ka asendustöötaja ja siis ma hakkasin otsima, kellel ma nüüd pean rääkima ja kellele kuudutama. Ei mitte midagi, tuli päeva lõpp tuli kätte ja aga ma siis pidin ühel inimesel midagi edasi viima. Lähen siis tema juurde ja siis tema väga vabandab, ütleb seda, et ma tulin just praegu olin pikali ja mul oli väga paha olla, et mul terve nädal on suured valud on, käisin arsti juures ja arst ei saa ka midagi, et jagu, mis mul viga on. Ja siis nagu tead, minu sees midagi tõusis üles. Nüüd, issand, sina oled. Issand vaime minu sees ja küsis enda käest. Kas sa tahad, et ma palvetan? Jah, ta oli kohe valmis. Ta ei näevad, kuigi ma olen tal ennem ka rääkinud ja minul ta tundus ikka, et ei mõju mitte midagi. Aga see on see, mis, et tema eest olen ikka palvet teinud, see on see, mis me teeme nagu uudismaad ja künname ja palvetame, jätkame ja ei anna alla. Ja nüüd oli nii avatud ja kui ma olin palvetanud selle haiguspärast, ma sõitasin selle vaimu, sidusin, sest et meil on antud ka need võtmed, millega siduda, kinni keerata ja lahti keerata ja siis see issanda vaim, need hakkasid kõik mul nagu meelde tuletama või minu kaudu rääkima, avama suu, siis ma täidan sind ja see nii rõõmustab ja siis ma küsisin, kas sa tahad ka Jeesus vastu võtta? Jah. Ja ma ei öelnud talle, et nüüd ütle järgi. Ja kui ma hakkasin palvetama, ta hakkas ise järgi ütlema. Ja nii me palvetasime ja lõpetasime ära ja siis ta hakkas rääkima muredest veel edasi. Ja järsku ta ütleb, et kas sa tead, kui hea mul on olla. Isegi see peavalus ja tagan siin kaeles, see on kõik kadunud. Ja mind täitis nii suure mõtle, Jumal, sa vastasid mulle. Ja tänu Jumalale. Ja siis läks veel mõni päev mööda ja siis keegi helistab. Kas sa tead, et üks armas inimene on praegu Tartu haiglas ja tal amputeeriti jalg ülel pool põlve ja ma olen ka temal rääkinud issandast ja ta ütles, et ega tema rumal üle, ta teab nende lapsepõlvest, ta on ka räägitud ja nii edasi. Ja siis, kui ma temale helistasin, ma ei hakanud tal, mõtlesin, ma tean kõik su lugu. Ta hästi, ta on üle 80, ta ei saanud hästi ise rääkida. Ma ütlesin, et sul peab tarvis rääkida. Ma palvetan sinu eest, aga võta nüüd Jeesus vastu. Ole sa nõus? Siis ütle jah. Ja tema hääl oli väga niisugune, väga raske ei kuulata, sest ma ise ka hästi ei kuule. Ja tegin selle palve, mis oli tarvis teha. Ja see kestis meie ütluse, see rääkimine 15 minutit ja peale seda, mis Jumal minule anda selle kinnitus, ma siis käisin köögist toast kööki ja ainult õiskasin ja kiitsin ja käed olid üleval ja mõtlesin, huvitav, kas on minu enda emotsioonid. Ei, see oli püha vaimu märgu anna. Inged taevast rõõmustavad ühe inge pärast, kes on issandel ennast andnud. Ja Jumal vastas juba sellele, mis ma olin anudes palunud issand ees, kas ma julgen nendega rääkida ja vahel me tunneme, et need hiiglased on nii suured ja mina ise putukas ja nii edasi, aga issand võtab just selle kõige väikseme ja sellega me läheme välja ja tahan teid ka kinnitada, julgustada ja siis ma andsin ka Jumalast, kui issand sina
vastad, ma palvetan ja kinditad ja rõõmustad, siis ma tahan siia tunnistada. Aga ega kerge ei ole, tule välja tulla. Ja siis ongi see hiiglas, tuleb jälle, et noh, mis sina nüüd ja kes sina nüüd oled ja teised on paremad rääkijad, nii edasi. Ma ütlesin, ma ei taha sellest tunnistusest ilma jääda. Ma tahan selle kasvada. Ja see rõõmustab, see kinnitab, see julgustab edasi töötama issandale. Et ei jääks meie töö tegimine roostesse, sest et kuna ma varem sain ka, siis kõik oli nagu jälle soiku jäänud, aga ma tahan, et nii nagu täna me just rääkisime, et tõuseks kõik üles, see meie kogudus on lõpuaegadel, et inimesed vajavad päästet, kuhu ma läheb, siis Jumal saab anda, et me oleme need anumad ja Jumal puhastab ja täidab ja saadab ja läkitab. Oi, see on hea.